Pärsia lahe Araabia riigid hakkasid Iraani vastu tegutsema pärast seda, kui uued raketi- ja droonirünnakud tabasid Araabia Ühendemiraate ning panid Iisraeli kõrgendatud valmisolekusse. Sellel teisipäeval, 2026. aasta 5. mail, hakkasid Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Katar rääkima Araabia suveräänsuse kaitsmisest. Samal ajal kui Iisrael tugevdas järelevalvet ja Ameerika Ühendriigid jätkasid projekti Vabadus, et taas avada meretee. See, mis algas Iraani survega laevadele, on nüüd muutunud piirkondlikuks rindeks revolutsioonilise kaardiväe vastu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Araabia Ühendemiraadid olid uue eskalatsiooni vahetu keskpunkt. Viimaste teadete kohaselt peatasid Araabia Ühendemiraatide õhutõrjesüsteemid 15 Iraanist välja lastud raketti ja 4 drooni. Samal ajal kui Fujairah'i naftatööstuspiirkonnas, mis on Pärsia lahe energia ja kaubanduse jaoks tundlik punkt, registreeriti tulekahju. Praeguseks kinnitatud andmed selle uue rünnakute laine kohta näitavad 3 vigastatut, kes on India kodanikud, ning viimaste rünnakute käigus pole kinnitatud surmajuhtumeid. See teave on oluline, sest näitab, et Iraani pealetung põhjustas kahju, tekitas paanikat ja vigastas tsiviilisikuid, kuid pole selles etapis veel ületanud kaudse tapmise piiri. Emiraatide reaktsioon tuli 2 suunas. Esimene oli sisekaitse, teine aga vastuseks valmistumine. Emiraatide valitsus teatas turvameetmetest, koolid läksid üle kaugõppele, hoiatusi tugevdati ja õhutõrje hakkas taas töötama sõjaaegses tempos. Samal ajal nimetas Emiraatide välisministeerium rünnakuid ohtlikuks eskalatsiooniks ja kinnitas, et Emiraatide riigil on täielik õigus vastata seaduslikult. See hetk muutis kriisi tooni, sest Abu Dhabi ei käsitlenud rünnakut kui õnnetust, vaid kui otsest agressiooni oma suveräänsuse vastu. Saudi Araabia astus kohe pärast seda sündmuste keskmesse. Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman rääkis Araabia Ühendemiraatide presidendiga ja mõistis Iraani rünnakud hukka. Saudi Araabia sõnum oli selge. Riyadh seisab Abu Dhabi kõrval nende julgeoleku ja stabiilsuse kaitsmisel. See kõne ei olnud ainult diplomaatiline žest. See avas tee Araabia sõjaliseks koostööks, sest Saudid teavad, et rünnak Emiraatide vastu on sõnum kogu Pärsia lahe sunniitlikule blokile. Ja just siin muutub see fakt eriti oluliseks. Iraan püüdis avaldada survet Emiraatidele, kuid lõpuks kiirendas see Araabia riikide ühinemist, kes olid juba varem käsitlenud Teherani kui ühist ohtu. Katar, kes on ajalooliselt hoidnud sidemeid Iraani režiimiga, mõistis samuti hukka rünnakud Emiraatide vastu ja nimetas seda pealetungi Emiraatide suveräänsuse rikkumiseks. See muutus on oluline, sest näitab, et revolutsiooni kaardivägi, püüdes Abu Dhabit isoleerida, lükkas piirkondlikud rivaalid samale poole lauda. Israel jäi samuti valvsaks, sest iga Araabia vastus Iraani vastu võib esile kutsuda Teherani uue reaktsiooni Iisraeli sihtmärkide, lennuliinide ja Ameerika Ühendriikidega seotud baaside vastu Lähis-Idas. Loogika on lihtne. Kui Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia ründavad Iraani sihtmärke, võib revolutsiooni kaardivägi proovida vastata mitmes suunas korraga, kasutades rakette, droone ja liitlasmilitse. Seetõttu jälgib Iisrael Araabia riikide tegevust kui osa samast Iraani ohjeldamise rindest. Taustaks on Hormuzi väin. Ameerika Ühendriigid käivitasid projekti Vabadus, et taastada kaubalaevade turvaline läbipääs ühel planeedi tähtsaimatest mereteedest. Rahvusvahelise meedia andmetel hävitasid Ameerika väed Iraani väikesed alused, pidasid kinni droone ja rakette ning saatsid Ameerika lipu all sõitvaid laevu läbi väina. Washingtoni jaoks on operatsiooni eesmärk murda Iraani mereline väljapressimine. Teherani jaoks tähendab see kontrolli kaotamist maailma survestamiseks mõeldud peamise survevahendi üle. Seetõttu hakkas revolutsiooniline kaardivägi taas agressiivselt tegutsema. Iraanlaste sadamate blokeerimine, Ameerika mereväe kohalolek ja majandussurve jätavad režiimile vähe valikuid. Režiim kas nõustub läbirääkimistega nõrgast positsioonist, talub sisemist survet või püüab piirkonda laiemasse sõtta tõmmata. Rünnates Emiraate ja ähvardades laevandus Pärsia lahes, otsustas Teheran kriisi hinda tõsta. Aga see valik võis anda vastupidise tulemuse.
Selle asemel, et rivaale lõhestada, ühendas see Araabia monarhiad võimaliku vastuse ümber. Küsimus on nüüd järgmine. Mida tegid Araabia riigid viimastel tundidel? Nad koordineerisid oma seisukohti, tugevdasid õhutõrjet, piirasid õhuruumi osi, kaitsesid tsiviilinfrastruktuuri ja hindasid piiratud sõjalise vastuse võimalust. See ei ole täielik sissetung Iraani ega okupatsioon. Kõige tõenäolisem stsenaarium, kui vasturünnak heaks kiidetakse, on sihipärane rünnak revolutsiooni kaardiväega seotud rajatiste vastu, eesmärgiga näidata, et rünnakutel lahe piirkonna vastu on oma hind. Lõplik otsus sõltub siiski tundlikust kaalutlusest, vastata nii, et ei rikuta ameeriklaste plaani Hormusis. Donald Trumpi roll selles olukorras on otsustava tähtsusega. Ameerika president on juba asetanud Ühendriigid Hormuzi väina taasavamise keskmesse ja teab, et organiseerimatu Araabia vastus võiks sõda enneaegselt laiendada. Seetõttu kipub Washington kontrollima vastulöögi tempot. Araablased tahavad vastata. Iisrael on valmis. Ühendriigid hoiavad mereväe survet. Kuid Valge Maja peab takistama revolutsiooni kaardivägi ei muudaks piiratud karistusaktsiooni avatud piirkondlikuks sõjaks. Kriis paljastas samuti vastuolu sõnade ja jõu vahel. Euroopa liidrid mõistsid Iraani rünnakud hukka ja rääkisid diplomaatia vajadusest. Kuid Pärsia lahe dünaamikat määravad need, kellel on õhutõrje, laevad, baasid ja reageerimisvõime. Euroopa Liit võib küll nõuda pingete leevendamist, kuid Araabia Ühendemiraadid said pihta. Saudi Araabia asus nende poolele. Katar mõistis Teherani hukka. Iisrael läks valmisolekusse ja Ameerika Ühendriigid tegutsevad juba merel. Kriisi tegelikus olukorras ei peata avaldused troone. Ameerika Ühendriikide oma kodanikele Araabia Ühendemiraatides saadetud hoiatus rõhutab olukorra tõsidust. Ameerika saatkond soovitas kodanikel õhurünnaku korral hoida eemale akendest ja klaasustest, hoida dokumendid käepärast, mobiiltelefonid laetuna ning varuda esmatarbekaupu pikemaks varjumiseks. Selline juhis ei ole tavapärane. See näitab, et Washington peab võimalikuks uut rünnakute vooru ja valmistab tsiviilisikuid ette kriisiks, mis võib jätkuda ka järgmistel päevadel. Lähiajalugu aitab mõista, miks Saudi Araabia ei võta seda ohtu üllatusena. 2019. aasta 14. septembril ründasid droonid ja raketid Saudi Aramco rajatisi Abqaikis ja Quraishis. Selles rünnakus langes Saudi Araabia tootmisest ajutiselt umbes 5,7 miljonit barrelit päevas. Riyadh ja Washington süüdistasid Iraani, samal ajal kui Teheran eitas seda. See rünnak näitas, et Iraan ja tema liitlased kasutasid energiarajatisi strateegilise surve sihtmärgina. Nüüd, aastal 2026 ilmneb sama loogika uuesti, kuid seekord on Araabia Ühendemiraadid keskmes ja Araabia koalitsioon on valmis tugevamalt reageerima. On ka näiteid teistest riikidest, mis näitavad, kuidas rünnakud transporditeedele ja energiale kipuvad looma koalitsioone. 1991 aastal pärast Iraagi sissetungi Kuveiti kogunes laiaulatuslik koalitsioon, mida juhtisid Ameerika Ühendriigid, ühendades Araabia ja lääneriigid, et Saddam Husseini välja tõrjuda ja kaitsta Pärsia lahe piirkonna regionaalset korda. Õppetund on lihtne. Kui piirkondlik suurvõim ohustab energiat, piire ja laevandust, siis varem eriarvamustel olnud naabrid ühinevad ellujäämise nimel. Erinevus seisneb nüüd selles, et selle surve sihtmärk on Iraan ning koostöö hõlmab Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate, Katari, Iisraeli ja Ameerika Ühendriike. Abrahami lepingud aitavad samuti selgitada Iisraeli hoiatust. Alates 2020 aastast on Araabia Ühendemiraadid ja Iisrael alustanud uut diplomaatiliste, majanduslike ja julgeolekualaste suhete etappi, kus Iraan on selle lähenemise taustal ühine oht. See sild on muutnud piirkondlikku kaarti. Varem sai Teheran ära kasutada araablaste ja iisraellaste vahelist kaugust. Nüüd viib iga rünnak emiraatide vastu Iisraeli aina lähemale lahe piirkonna kaitsmisele. Ja iga ähvardus Iisraeli vastu tugevdab araablaste hinnangut, et revolutsiooniline kaardivägi on piirkondlik probleem, mitte ainult Iisraeli oma. Kõige tõsisem on see, et Iraani rünnakud toimusid keset haprat relvarahu. See saadab halva sõnumi igasugustele läbirääkimiskatsetele.
Kui Teheran aktsepteerib avaliku pausi, kuid lubab revolutsioonilisel kaardiväel saata droone ja rakette naabrite pihta, hakkavad araablased pidama diplomaatiat agressiooni katteks. See ongi põhjus, miks kiirustatakse. Abu Dhabi ei taha paista haavatavana. Riyadh ei taha, et Iraan dikteeriks Pärsia lahe tempot. Doha ei taha jääda isoleerituks ajal, mil piirkond koondub Teherani vastu. Ja Iisrael ei taha saada ootamatult avatud, kui Iraani režiim otsustab avada veel ühe rinde. Nüüd sõltub see, mis edasi saab 3 otsusest. Esimene otsus on Araabia Ühendemiraatidel ja Saudi Araabial, kes peavad otsustama, kas vastus saab olema sümboolne või karmim. Teine otsus on Ameerika Ühendriikidel, kes võivad lubada kontrollitud vastulööki või paluda araablastel tagasi hoida, kuni projekt Vabadus jätkab Iraani suutlikkuse lämmatamist Hormuzi kontrollimiseks. Kolmas otsus on Iraanil endal, kes võib taanduda, et vältida suuremat koalitsiooni või jätkata rünnakutega, et proovida esile kutsuda avatud sõda. Iraani režiim näib panustavat kaosele kui ellujäämisvahendile. Rünnates laevu, ähvardades Hormuzi väina ja lastes droone emiraatide pihta, püüab ta näidata jõudu. Kuid piirkondlik vastus näitab midagi muud. Revolutsiooniline kaardivägi loob enda ümber poliitilist ja sõjalist piiramisrõngast. Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Katar ei räägi enam ainult murelike valitsustena, vaid räägivad nagu ohus olevad riigid. Iisrael jälgib valvsalt. Ameerika Ühendriigid hoiavad laevu, hävitajaid ja kaitsesüsteeme tegevuses. Lõpuks üritas Iraan piirkonda proovile panna, kuid tõukas Araabia riigid võimaliku ühise vastuse suunas. Piirkond jätab diplomaatia kõrvale ja hakkab jõudu koguma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.